Tere kõigile, täna tuleb üks jutuvideo, mida ma teen siis, kui ma teen endale meiki, sellepärast et mul ei ole väga palju aega teha seda videot. Ja sellepärast ma teen seda niimoodi kahe tegevuse vahel. No nii, täna ma tahan rääkida simulatsiooniteooriast ja kuidas see mind mõjutas. Mul täna oli unenägu, märk, mulle meelde tuletus. Ja sellest ma täna tahan teile rääkida. Kunagi ma käisin mingil üritusel, kus meile anti proovida VR-prille virtuaalreaalsusega. Ja kui ma panin neid pähe, siis ma sain vaadata 360 kraadi. Ja ühel hetkel minu ees oli sild ja silla all oli siis selline tühimik või mis see sõna on? Noh, ühesõnaga siuke kõrge auk, bezdna vene keeles. Ja siis põhimõtteliselt mind valdas hirm. Mul oli selline tunne, et ma võin sealt alla kukkuda ja see hirm oli reaalne. Aga nagu te ise saate juba aru, see sild ja keskkond ei ole reaalne, sest see on virtuaalne reaalsus. Aga see hirm, mis valdas mind sellel sillal, oli väga reaalne. Ja ma nägin seda pilti täna, kui ma ärkasin. Ja see oli mulle meelde tuletus sellest, et kogu see reaalsus tegelikult on virtuaalne. Kes teab, see teab. Võite lugeda internetist sellise asja kohta nagu simulatsiooniteooria. Ja see keskkond on põhimõtteliselt täpselt seesama virtuaalne reaalsus, kus me lihtsalt kogeme asja, kus me kogeme inimelu, aga kui selline iseenesest see ei ole reaalne reaalsus. Ja meie siin oma avatarides, oma kehades kogeme seda inimelu, kogeme neid tundeid, emotsioone ja muid asju. Ja minul on siuke komme viimase 2 aasta jooksul, et mind on nagu mitte ei hüljanud, mitte maha jätnud, vaid mulle on põhimõtteliselt mehed ära öelnud, et ma olen armunud ja siis nemad ütlevad mulle ei. Ja siis sel hetkel ma kogen negatiivseid emotsioone. Ja nagu enamus teist teavad, ma loodan, et te teate, et tegelikult baas on kogeda oma emotsioone, kogeda neid lõpuni, mitte alla suruda või mingite sõltuvustega alla suruda. Nagu alkohol, söög, mina näiteks vahepeal suitsetan, kui ma üldse ei saa oma emotsioonidega hakkama. Et emotsioone ei ole vaja alla suruda, neid on vaja kogeda. Aga minu probleem on selles, et kui ma kogen neid, siis ma kogen neid nagu täiega. Täiega ja selles mõttes täiega, et ma lähen nagu liiga palju sinna sisse. Ma olen liiga emotsionaalne ja kogen seda nagu too much, nagu äärmus. Ja kogu minu elu põhimõtteliselt ongi ühed äärmused. Ma kogen emotsioone liiga sügavalt. Ja see oli mulle lihtsalt meelde tuletus sellest, et neid emotsioone ei pea kogema liiga sügavalt, nii nagu mina seda teen. Sellepärast, et see on lihtsalt üks sild, mis ei ole reaalne. Ja see ei pea selle silla peal lihtsalt pissima ennast hirmust surnuks. Sellepärast, et see sild ei ole reaalne. Et neid emotsioone, mida te kogete igapäevaselt, kui need on liiga sügavad,
ma ei tea, mis on seotud teiste inimeste kaotusega näiteks, te ei pea kogema neid liiga sügavalt. Sest kõik see on mäng, see ei ole reaalne. See on lihtsalt üks virtuaalne reaalsus. Ja põhimõtteliselt see oligi see meeldetoetus, mida mulle anti teada. Et neid emotsioone ei pea nii sügavalt läbi tundma. Selles mõttes, et ka mitte pinnapealsed või alla suruda, aga ei pea nii sügavalt nagu neid läbi tundma, nagu mina seda teen. Põhimõtteliselt kannatama. Et kallid inimesed, te ei pea kannatama oma elus. Te võite lihtsalt neid kogeda teades, et see on lihtsalt üks virtuaalne sild, mille peal te olete. Ja see hirm on lihtsalt üks hirm ja te ei pea liiga sügavalt seda kogema. Et need hirmud on tegelikult tühised. Ja kuskile alla kuristikku te ei kuku. Aga me kipume sellesse kannatusse kinni jääma. Vähemalt mina. Nii, mul robot tolmuimeja läks tööle, ma panen kinni, muidu see segab. Vot. Selline hommikune arusaam mul oli, mida ma tahtsin teiega ruttu jagada. Ja see käis nagu kuidagi liiga ruttu, 6 minutit on video. Ma mõtlen, kas on vaja veel midagi jagada. Võib-olla nende jaoks, kes ei ole kunagi kuulnud simulatsiooniteooriast, see kõlab väga või udujutuna. Aga kes on vähegi süvenenud sellesse, kuidas see maailm on ehitatud, see teab, et me elame virtuaalses reaalsuses tegelikult. Nii nagu on filmis Matrix. Ainuke vahe Matrixi ja selle reaalsuse vahel on see, et me ärkame mitte kuskil väljaspool seda reaalsust, vaid selle sees. Ehk siis, kui sellel neol võeti see tagant ära, wire, juhe, siis ta nagu ärkas väljaspool Matrixid, teises keskkonnas. Aga meie siin, armsad inimesed, me ei ärka kuskil väljaspool seda keskkonda, nagu Matrixi filmis. Me ärkame selle sees. Ja ärkamise all ma mõtlen seda, et me muutume teadlikuks, et kõik see on virtuaalne. Ja põhimõtteliselt, kui sa koged, kui ma kogen mingisuguseid üliraskeid, ülitugevaid emotsioone, siis ma võin minna vaatleja positsiooni oma kehast välja ja lihtsalt jälgida seda, kuidas minu isiksus kogeb neid emotsioone. Jälgida seda kõrvalt. Ma ei pea kaasama ennast 100% sinna emotsiooni sisse. Ja põhimõtteliselt nagu elektripliit, ma võin seda emotsiooni ka vähemaks keerata. Et see ei pea olema nii tugev. Kannatama ei pea ja liiga tugevalt oma emotsioonidesse kinni jääma ei pea. Samas neid tuleb läbi tunda, mitte alla suruda ja lihtsalt läbi kogeda. Vot sellised tänased nõuanded teile. Mu armsad vaatajad. Elage oma elu, kogege oma emotsioone, aga ärge jääge nendesse liiga kaua kinni. Sest kui te hakkate liiga kaua nendesse kinni jääma, te hakkate kannatama. Ja ma räägin just negatiivsetest emotsioonidest. Sellised nagu kurbus näiteks. Vot. Kui teil on küsimusi, mis on seotud selle teemaga,
mis on seotud simulatsiooniga või sellega, kuidas see reaalsus käib või kes on seda loonud või mille jaoks. Palun kirjutage mulle kommentaaridesse ja vaikselt ma hakkan vastama teie küsimustele. Samuti, kui teil on küsimus emotsioonide koha pealt või näiteks te ei suuda mingi emotsiooniga toime tulla, sest see on väga aktuaalne, et kuidas toime tulla oma emotsioonidega. Kõigepealt inimkonna probleem seisneb selles, et inimesed ei oska oma emotsioonidele isegi nime panna. Et kui ma küsin, mida sa tunned enda sees, mis on selle emotsiooni nimi, siis inimene vaevleb ja ei suuda isegi öelda, mis emotsiooni ta tunneb. Ja see on baas. Ära tunda, mis on see emotsioon, mida ma kogen, mis on selle emotsiooni nimi. Kas see on kurbus või see on viha või see on rõõm või see on süütunne või see on häbi või see on hüljatuse tunne, mahajäetuse tunne, üksinduse tunne. Tunnetest arusaamine on baas. Vot. Ja kui ma oskan neid nimetada, siis ma oskan nendega ka tööd teha. On olemas tunnete tabelid näiteks, te võite internetist otsida. Tunnete tabelid, mis tunded eksisteerivad, mis tundeid ma kogen. See oli põhimõtteliselt transpersonaalse psühholoogia esimese aasta esimene pool, kus me õppisime, mis tundeid me tunneme, mis tunded eksisteerivad, et me oskame enda sees ära tunda mingid tunned, mida me tunneme, oskame seda nimetada. Te võite praegugi küsida enda käest, mis tunnete praegu ja kogete. Vot, et see on baas. Seda peab teadma, seda peab oskama, seda peab rakendama. Ja järgmine samm on see, et kuidas nende emotsioonidega toime tulla. Niimoodi, et nad ei võta teist kontrolli üle, et te suudate neid hallata, et te ei söö neid kinni, te ei joo neid kinni alkoholiga või millegi muuga, te ei tarbi narkotsi, et panete neid emotsioone kinni. Kuidas tulla oma emotsioonidega toime? Oma emotsioone tuleb läbi kogeda ja siis nad saavad vabaks. Kui sa ei koge neid läbi, siis nad lihtsalt jäävad kinni sul kehasse ja kogunevad. Ja aastate jooksul kehasse kogunenud emotsioonid moodustavad haigusi. Nõrgestavad sinu närvisüsteemi, nõrgestavad sinu keha, sinu immuunsussüsteemi ja sa muutud rohkem vastuvõtlikuks nii välisteks teguriteks kui ka sisemisteks probleemideks, nagu haigus selles mõttes, et see ei ole alati miskit, mis selles mõttes see algab seestpool. Hiina meditsiin käsitleb mõtteid, emotsioone ja keha ühel tasandil, ühe kogumina, et kõik algab mõtetest, siis emotsioonid ja siis läheb kehaliseks üle. Et läbitöötamata emotsioonid nõrgestavad sinu närvisüsteemi, sinu närve ja siis immuunsüsteem hakkab halvemini tööle ja siis on vastuvõtlik välisteks teguriteks, mis mõjutavad haiguse algust, kui ka